Eelmises videolõigus ma tutvustasin sulle automaatse tingimusliku vormindamise võimalusi. Nüüd aga vaatame, kuidas saab tingimusliku vormindamise veidi rohkem enda kontrolli alla võtta. Ja märgin ära oma andmetabeli, siit nameboxist mul on piirkonnale antud oma nimi ja valin siit Conditional Formatting käsu alt kohe esimese käsu Highlight Cells Rules ja valin siit suurem kui. Ja oletame, et ma tahan oma tabelis esile tuua arvud, mis on suuremad kui 100 000. Kohe on mul siin kõrval tabelis näha, millised need arvud on. Kui ma olen tulemusega rahul, siis on väga hea, vajutan OK, kuid siit kõrvalt saan veel valida, et missuguse värviga või missuguse kirjavärviga või taustavärviga minul siis need esiletoomised toimuvad. Ma võtan näiteks selle rohelisel taustal roheline kiri ja vajutan OK. Tulemus on siis siit kõrvalt näha. Valin jällegi oma andmetabeli ära ja vaatame edasi, mis siin teha annab. Oletame, et ma tahan oma tabelis näha arve, mis on väiksemad kui, ütleme, 10 000. No tuleb välja, et minu tabelis on ainult üks arv, mis on väiksem kui 10 000 ja tõin selle esile siis sellise punase värviga. Kui mul siin tabelis neid reegleid hakkab väga palju saama, siis võin antud piirkonna ära märkida ja ütelda siit, et kustuta minu reeglid sellest selektsioonist. Ja ongi minu tabel jälle puhas. Nii, vajutan name boxist andmete selekteerimise ja vaatame edasi. Võib-olla ma tahan, et minu tabelis toodaks esile arvud, mis on mingisuguste konkreetsete suuruste vahel. Ütleme, et 50 000 kuni, ütleme 100 000. Neid arve on mul tabelis päris palju ja need on siis ilusasti mul punasega ära märgitud. Vajutan Ctrl-Z, võtan tagasi oma toimingu. Või siis tahan vaadata, kas minu tabelis on täpselt ühesuguseid arve. Ja selleks on siis nii-öelda duplikaatide leidmise võimalus. Ja tulebki välja, et minu tabelis on 2 paari täpselt ühesuguseid arve. Siit samast duplikaatide valiku aknast on võimalik ka leida nii-öelda unikaalseid arve. Nimelt, kui tabelis on tõesti kõik üsna ühesugused arvud, aga on vaja leida just selliseid erilisi teistega mittesarnaseid arve, siis saab siit ka valida selleks käsu. Võtan jällegi tehtud tagasi ja ütleme, et ma tahan kasutada rohkem kui ühte reeglit korraga. Ja märgin antud piirkonna ära. Oletame, et ma tahan kasutada värviskaalat. Valin siit ühe värviskaala. Võtame selle sama rohelise siit alt nurgast. Kuid ma tahan, et sellel skaalal Excel näitaks nüüd eriti suured kaevemahud. Mul eriti roheliselt. Praegu see tume rohelise värv ei ole ikkagi nii hästi mul selles tabelis välja paista. Ja selleks lähen nüüd siia samasse Conditional Formatting käsu alla ja valin siit suurem kui. Nii, ütleme, et suurem kui 100 000. Paneme natukene juurde, ütleme suurem kui 130 000. 2 arvu on mul sellised. Ja siit kõrvalt võtan Custom Format. Ja selle tausta värviks võiks siis mul olla mingi eriti tume roheline või lausa isegi sinise värvi ja tekst siis seal samas võiks olla natukene heledam, et paistaks taustal välja ja vajutan OK. Näete nüüd, need eriti suured 2 arvu mul siin tabelis on nüüd eriti hästi välja paista. Kui ma ka soovin mingit sellist tingimust kasutada, mida siin kohe välja pakkuda Excelis ei ole, siis on mul võimalik Excelile ette kirjutada täiesti uus reegel. Esiteks kõigepealt tuleb puhastada kogu tabel igasugustest reeglitest, puhastame terve tabeli reeglitest ja siis järel märkida tabel ära, mida ma tahan siis vormindada ning nüüd valida siit New Rule ehk siis uue reegli koostamise käsk. Siin on nimekiri kõikidest nendest tingimustest, mis me ennegi siin automaatse vormindamise juures saime kasutada, kuid nüüd saame iga seda käsku omaette veel seadistada ja
neid mitu tükki kokku panna, et tuleks selline uus universaalne reegel. Siit näiteks esimene võin valida, missuguse värviskaalaga mul on tegemist. Ütleme, et ma tahan 3 värviskaalat või tahan hoopiski tulpa või ikoone. Ütleme, et võtan selle 3 värviskaala. Siit võin valida minimaalse arvu väljendamiseks täiesti uue värvi. Ütleme, et see oleks sinine ja kõige kõrgema värvi jaoks ütleme, et on must. No oleme sellised rahvuslikud, paneme siis siia keskele valge. Nii, ja vajutame OK. Peale OK vajutamist ma siis kohe ka näen seda tulemust siin tabelis. No antud juhul ma peaksin muutma ka kõige kõrgemate arvude teksti värvi. Ja kuigi ma panin selle reegli akna parasjagu kinni, siis ei ole midagi lihtsamat. Me võime jällegi minna siia conditional formatting juurde ja ütelda manage rules. Ja siin antud juhul on siis nimekiri loodud reeglitest, ehk siis üks reegel on mul siis värviskaala loomine ja siin juures ma võin siis seda sama olemasolevat reeglit muuta, kustutada või siis uusi reegleid siia juurde lisada. Nii kui ma vajutan siia uue reegli peale, siis võin lisada sellele olemasolevale veel lisa, et selle lahtri väärtus oleks näiteks vahemikus, no paneme siia kirja 50 000 kuni 100 000 ja siit valida, missuguse värviga ta näiteks neid andmeid näitab. Ütleme, et tekstivärv oleks meil selline automaatne must tekst, aga taustavärv võiks olla, toome need esile mõne ütleme, et roosaka värviga. Nii, võetan OK ja näete, nüüd lisa reeglina värviti siis keskmised arvud minu tabelis roosaks. Ja nii edasi saab siis sealt reegli aknast muuta oma tingimus mitmekesisemaks, täpselt nii, nagu mulle peaks sobima. Seega tingimusliku vormindamise tööriist on päris võimas abiline, kui on vaja teha nii-öelda kiiret andmeanalüüsi.